Kool peaks olema koht, kuhu lapsevanemad saavad hommikuti oma võsukese südamerahuga saata, teades, et see on turvaline. Ometi on meil esinenud 10 juhtumeid, kus lapsed haaravad kooli kaasa noa ning ähvardavad sellega kaasõpilasi või õpetajaid. Eelmisel nädalal tungis Narva kesklinna kooli narkojoobes meesterahvas ning alles selle nädala alguses otsustas Tallinna Polütehnikumi õpilane kooli viia relvataolise säme. Need juhtumid on taas tõstatanud küsimuse, kes vastutavad, et keelatud isikud ja asjad koolimajja ei jõuaks. Ja kindlasti sellist lauselist kontrolli ei ole tänapäeval võimalik teha, et me kõikide kotid heaks juhuks läbi vaatame. Küll on võimalus seaduses toodud need võimalused ja tuleb ka kooli kodukorras ette näha, et mis puhul siis on võimalik kellegi asjad läbi vaadata ja mis siis saab, eks. Et kui on ikkagi tõsine ohuolukord, et seal võib olla midagi keelatud, siis on tõesti õigus seda teha. Aga kui on juba kahtlus, et seal kotis võib olla midagi väga ohtlikku, siis on kindlasti see politsei rida. 2014. aastal, kui Viljandis toimus seni õnneks Eesti ainus koolitulistamine, seisis toonane peaminister Taavi Rõivas ajakirjanike ees ning sõnas, et koolide turvameetmed vaadatakse kriitilise pilguga üle. Ometi ainuüksi õigus õpilaste kotte kontrollida jõudis seadusesse 5 aastat hiljem. Turvamehed, keda võis koolides näha 2000-te alguses, on samuti kaduv nähtus. Kool peab tagama õpilase turvalisuse koolis oleku ajal, eks, ja need reeglid, kuidas ta seda teeb, peavad olema kooli kodukorras sätestatud ja need lahendused ongi hästi erinevad. Paljud koolid tõesti kasutavad erinevaid lukustussüsteeme, et igaüks kooli sisse ei saaks, on ka sellised klassikalised lähenemised, kus on selline toekas proua võib-olla seal ukse peal, kes vaatab üle ja tunneb kõiki lapsi nägupidi ja võõrad välja juhatab, et neid lahendusi on erinevaid. Narvas päästiski õpilased hullemast tähelepanelik administraator, kes narkojoobes mehe liikumist koolimajas takistas. Suures pildis jääb aga mulje, et nii koolide kui ka haridusministeeriumi tasandil keskendutakse täna rohkem mitte olukordade ennetamisele, vaid sellele, et võimalikeks kriisideks oldaks valmis. Kui palju tuleb politseile üldse hinnanguliselt selliseid teateid, et keegi näiteks mingi keelatud eseme kooli kaasa võtnud? Neid teateid ikkagi aastate jooksul aeg-ajalt tuleb, aga ta ei ole selline massiline. Et tuleb selliseid teateid ja siis me reageerime. Ja kui on ikkagi relvasündmus, siis me reageerime suurete jõududega ja kiiresti, et võib-olla oleme ka jõulisemad. Ja see on ikkagi just tingitud sellest, et see oht kiiresti likvideerida. Koolidel peavad olema kriisi reguleerimisplaanid, või hädaolukordade lahendamise plaanid, nagu mõnes koolis või nagu seadus seda nimetatakse. Ja üldiselt võib öelda, et Eesti koolid on tegelikult päris turvalised, aga ei saa öelda, et see tähendab seda, et igaks kriisiks 100% valmis. Raivo Trummali sõnul vaadatakse kriisiplaanid suures pildis üle korra aastas, sest võimalikud kriisid muutuvad ajas pidevalt. Inna Toater toob välja, et haridusministeerium sai tõukuvalt viimasest Polütehnikumi juhtumist ka juhise, kuidas koolid peaksid käituma, kui keegi võtab kaasa relva. Me oleme ka viinud läbi selliseid äkkrünnaku õppuseid koolides, et just testida, et kuidas koolipersonal peaks käituma sellistes olukordades ja kuidas me ise siis ka toime tuleme. Aga kindlasti, kui keegi tunneb, et vajab mingit tuge või kas siis info mõttes või ka koolituse mõttes, et siis me kindlasti oleme valmis abistama.